Tere, hea Delfi erisaate kuulaja. Meil on stuudios Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja Delfi arvamustoimetuse juhataja Erik Moora. Me räägime sellest, mis läänemaailmast saab ja mida teha. Jonatan Vseviov, Sergei Markov postitas Telegrami sellise lause: Gröönimaa on ideaalne lahendus. See tähendab siis seda, et see tõmbab tähelepanu kõrvale sellelt, mis toimub Ukrainas ja justkui annab Venemaale rohkem ruumi. Viimastel nädalatel ebapopulaarne valik avateemaks sellistes saadetes, aga esimesed küsimused ikkagi otseselt Ukraina kohta minu poolt, Gröönimaa kohta kaudsemalt, et mida ukrainlased praegu mõtlevad ja meile ütlevad vaadates, kuidas kogu maailma tähelepanu läheb igale poole mujale. Ukrainlased, no mul on raske öelda, mida nad tegelikult mõtlevad. Ma võin aimata, ma usun, et kõik võivad aimata selle koos minuga, et meeldiv see kõik ei ole. Räägitakse mingisugustest suurtest kontseptsioonidest, igasugustest maailmarahuprojektidest ja samal ajal neid pommitatakse iga öö ja pommitab neid ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige. Ja samal ajal see raamistik, see rahvusvaheline kord, mis on mõeldud tagama ennustatavust ja teatud stabiilsust või vähemalt andma võimaluse lahendamaks kõikidevahelisi erimeelsusi kõneluste teel, mitte relvajõul, see kord igast otsast käriseb ja loomulikult rõõmustavad selle kõige üle eelkõige need, kes tahavadki nendest reeglitest, mis seni on kehtinud, kõrvale kalduda. Nende hulgas on loomulikult meie regioonis kõige markantsem ja märkimisväärsem seesama Putin, kellel on raske välja mõelda paremat kingitust kui liitlaste vahelised tülid liitlaste siseasjadesse kuuluvates küsimustes, mis on sedavõrd intensiivsed. Nii et jah, üks asi on tähelepanu ära minemine, poliitiline kapital kulub kuhugi mujale. Seda kõik on raske mõõdulindiga täpselt mõõta, aga seda on tajuda väga selgelt. Ja teine asi on see, et lihtsalt see on niisugune maailm laguneb laiali ja selles olukorras röövlid alati naudivad seadusetust. Aga ma ütlen selle oma monoloogi lõpetuseks siiski, et vara on ka röövlitel šampust juua. Vara on šampust juua ja rõõmustada sellepärast, et veel pole kõik kuhugi kadunud ja neid riike, kes siiski tahavad alles hoida mingisugust ennustatavust on ja nende jõud ei ole ka kaduv väike. Kantsler härra Jonatan pani selle asja kõik juba ühte nagu suuremasse portsu on ja sinu küsimus algas Ukrainast ja see on ka ainu õige, et mida ka tahan öeldagi seda, et mõnes mõttes käib ikkagi maailmas siin meie selles nii-öelda kuidagi selles rahvusvahelises korras ja suhete süsteemis käib mingisugune selline natuke nagu virtuaalne või kummaline mäng. Mingisugune asi, kus nagu tõsimeeli või pingutades tuleb läbi rääkida asjade üle, mis on oma olemuselt täiesti jaburad ja kõik asjaosalised ja osapooled tegelikult teavad, et see on jabur ja et see pole päris ja see on kunstlik. Ja see on see, mis on selles Ukraina situatsioonis praegu nagu kõige traagilisem, et nad peavadki oma tohutut ressurssi, potentsiaali, sisemist nagu toetust, sisemist organiseerimisvõimet ja kõike muud raiskama, ehk siis mitte pöörama tähelepanu õigetele asjadele selleks, et osaleda mingisuguses sellises, kuidas nüüd öelda, nagu libamängus, libarahuprotsessis, kus tuleb veenda muuhulgas niisugustes asjades, kes on agressor, kes ründab, kes tahab rahu, kes ei taha ja nii edasi ja see kordub ja kordub vaatamata sellele, kui sa teed selle ebainimliku pingutuse ära ja isegi saavutad mingi tulemuse ja asi liigub selles suunas, et justkui tekib mingi arusaamine, et meil mingid baasasjad on jälle nagu loksunud paika, siis läheb nädal mööda ja see tuleb nagu uue laviinina veel võimsamalt, veel uuesti ja see teeb Ukraina olukorra välja kannatamatuks, sest et me ei tohi unustada seda, et praegu on täpselt samamoodi, kui meil on seal talv, see on külmem talv kui meil siin ja praktiliselt või suurem osa Kiievist on ilma elektrita, puruks lastud on praktiliselt kogu energiatootmissüsteem, see on spetsiifiline plaan, mitte keegi selle eest kuidagi Putinit ei karista, vaid vastupidi mõeldakse sellele, kuidas kutsuda neid rahvusvahelistesse julgeolekukogudesse kaasat päästma. Kusjuures mitte ei lähe mööda nädal, et tuleks uus pööre, teinekord läheb mööda tund, et tuleks uus pööre. See tsükli kiirus, uudistsükli kiirus on muutunud ju pööraseks. Sotsiaalmeedia ajastul kõik riigijuhid saavad suhelda massidega kohe otse, ei ole vaja enam meedia filtreerivat
erinevat vahendamist ja tänu sellele on tempo läinud päris kõrgeks, et küsimus on, mida selles olukorras siis teha. Kõigepealt võiks loetleda kõik need asjad, mida ei ole mõistlik teha, ei ole mõistlik kaotada pead, ei ole mõistlik süüa ühtegi suppi sama kuumalt, kui teda keedetakse, kõiki neid vanasõnu, mida Eesti rahvas teab, tasub endale meelde tuletada, need kõik vastavad tõele. Kasu ei ole ka lihtsalt muretsemisest, kasu ei ole lootasandisse põrandale minemisest, need kõik tuleks kõrvale jätta. Kaine peaga analüüsida kujunenud olukorda ja seda, mida tahame meie saavutada rahvusvahelises olukorras, et kindlustada Eesti riigi iseseisvust, sõltumatust, territoriaalset terviklikkust, turvalisust. Lõppkokkuvõttes me tegeleme välispoliitikaga mitte sellepärast, et lihtsalt maailma asjadega tegeleda, me tegeleme seda sellepärast, et meil oleks siin võimalik oma riiki pidada vabaduses. Ja ma arvan, et tänaseks on vast selle podcasti kuulajad kindlasti, aga ka laiem avalikkus absoluutselt aktsepteerinud seda mõni aeg tagasi veel nähtavasti paljudele õõnsana kõlanud lauset, et selleks, et meil oleks turvaline siin, peame me tegelema laiemate rahvusvaheliste protsessidega. Ei ole võimalik lihtsalt kaitsta Eesti riiki neil umbes 45 000 ruutkilomeetril. Selleks, et Eesti riik oleks turvaline, hoitud, selleks on vaja seda laiemat rahvusvahelist olukorda, raamistikku, kuidas iganes te tahate seda nimetada, korda, mis kindlustab Eesti riigi iseseisvust, sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust. Eraldi võetult on Eesti iseseisvus, sõltumatus ja territoriaalne terviklikkus väärtus vaid meie jaoks. Miks peaksid singapurlased või brasiillased sellest hoolima, tõenäoliselt neid otseseid põhjuseid on vähe, kaudseid põhjuseid aga üksjagu. Rahvusvaheline kord, reeglid, need ei ole mitte lihtsalt mingid idealistide unistused, need on omavahel kokku lepitud raamid, kus riigid aktsepteerivad, et teatud tingimustel on reeglitest juhindumine kõigi huvides, pikemas perspektiivis. Ja reeglid enamasti kehtivad mingi aja, nad loomulikult seisavad kellegi jõul, keegi hoiab neid üleval, alati tuleb sisse kõik võimalik, hälbeid, arvutikeeles rääkides lööb sisse errori, aga suures plaanis nad kestavad nii kaua, kuni need, kes teda suudavad üleval hoida, suudavad ja tahavad teda üleval hoida. Praegu on selgelt maailm tegemas läbi perioodi, kus aeg on mitmes mõttes liigestest lahti ja hinnatakse ümber. Millised reeglid siis tegelikkuses tulevikus kehtivad, millised ei kehti. Kes neid üleval hoiab, kes istuvad laua ääres, kes aga vedavad aega istudes laua peal osana menüüst. Meil on siin omad väga selged eksistentsiaalsed huvid. Samal ajal, kui me salvestame, on Air Force One teel Davosi poole, kus juba on Kanada peaminister Mark Carney, kes oma kõnes ütles, et senine maailmakord ei tulegi enam tagasi. Kas see siis, Erik, tähendab seda, et sõltumata sellest, kas Trumpi järglaseks saab ühel hetkel võib-olla demokraat ja kongress võetakse nende poolt üle ja nii edasi, on senine maailmakord lõppenud, nagu Carney ütleb? Ma arvan, et laias laastus vastus on jah, sellepärast, et väga raske on ette kujutada ja see ei ole isegi ka praegu teada oleva sellise kellegi nagu mingi poliitilise platvormi osa, et öeldakse, et me hakkame nüüd nagu vana korda täpselt üles ehitama, et kui meie saame võimule, siis meie loobume nendest nagu erakordsetest sellistest võimuliialdustest, mille Trump on endale võtnud, kus ta nii-öelda nagu ekstravagantsel moel ületab ja haarab või koondab enda kätte otsustusjõudu ja Ameerika enda sisemist siis nii-öelda nagu jõudude tasakaalu, mis on selle poliitilise süsteemi alus olnud, on ikka väga korralikult raputanud ja ma arvan, et sellist otsustusprotsessi ja loogikat nagu täielikult või täiel määral kindlasti nagu lühiajaliselt või kiiresti tagasi ei pöörata, et see võib olla pikema protsessi tulemus, kui lihtsalt nähakse, et see praegune alternatiiv absoluutselt ei tööta ja asjad ei liigu edasi, mis tegelikult liikuma peaksid. Aga nüüd, kui me tuleme rahvusvahelise pildi juurde, siis ma arvan, et veel raskem on seda tagasi keerata. Selles mõttes just, et kõigil meil on nüüd see kogemus Euroopa riikidel, Euroopa nagu lähimatel liitlastel, brittidel, kõigil teistel on nüüd see kogemus olemas, et Ameerikas niisugune asi juhtub ja saab juhtuda. Ja see tähendab seda, et ka järgmise presidendi, kes võib olla kõige Euroopa meelsem inimene maailmas, laua taga istudes või rääkides ja lepinguid tehes, kokkuleppeid tehes, on see baasiline usaldus tegelikult ikkagi kadunud aastakümneteks. Või väga pikaks ajaks ja olekski hullumeelsus sinna tagasi püüda ja seetõttu on võimalikud ainult, ma arvan, sellised hästi pragmaatilised, konkreetsed kokkulepped konkreetsetes valdkondades, koostöö on meie huvides jätkuvalt, on ju maksimaalselt seda koostööd hoida on meie huvides, sellest pole küsimustki, aga selline liitlassuhe
mis on seni olnud, on ikkagi hoopis midagi muud, et see põhineb just niisugusel nagu õlgalatundel ja usaldusel tunduvalt laiemalt kui see, milles parasjagu nagu koos töötatakse või kokku on lepitud. Ja no lihtne näide siin meil Prantsuse ajakirjanduse vahendusel praegu on ju toodud välja lugu ja Prantsuse kvaliteetajakirjanduse valguse lugu, mida tuleb võtta tõsiselt sellest, kuidas ukrainlased tegid ameeriklastega niisuguse katse, et andsid neile ebatäpset, kuid väga delikaatset informatsiooni ja ei läinud kaua, kui venelased täpselt selle sama ebatäpse informatsiooni pealt tegid oma siis sõjalise liigutuse. Ehk siis ka see usaldus, mis on julgeolekustruktuuride vahel, luurestruktuuride vahel ja nii edasi, on miski, mida on ehitatud aastakümneid. Ja seda lõhkuda on ülilihtne ja uus ehitamine võtab ka aastakümneid. Mul tekib selle peale küsimus, võttes üks konkreetne näide, et enne kui see Gröönimaa teema nii suur oli, üks plaan oli, et Davosis räägime muuhulgas Ukraina julgeolekugarantiidest, saame USA-le selle mingisuguse heakskiidu. Isegi kui seal mingi arutelu toimub, isegi kui mingi heakskiit või kokkulepe tuleb, on seal vahet, et kas me saaksime usaldada sellist kokkulepet ja kas me oleme sellisele asjale üldse lähedal? No kõigepealt tuleb arvestada, et vaatamata sellele, mis on domineeriv uudis meedias, suudavad riigid siiski enamikel juhtudel tegeleda mitme asjaga korraga. Et kindlasti Ukraina arutelud on ka Davosis, mitte nii prominentsed, kui nad oleksid nähtavasti siis, kui poleks neid praeguseid uudiseid, aga nad kindlasti käivad ja sellest peab ammutama korraga lohutust, aga teisest küljest ka tuleb seda arvestada kui riski, et arvata, et muu elu pausile läheb. Sellepärast, et me tegeleme siin mingisuguse parajasti tähtsama teemaga. Ei maksa need protsessid, nii diplomaatilised kui sõjalised protsessid, mis puudutavad Ukrainat, need käivad samal ajal edasi. Ja nüüd on eriti niisuguse väikeriigil on keeruline tihtipeale, eks ole, samal ajal suuta hallata mitut teemat, aga me peame sellega harjuma, et maailm on dünaamiline ja peab suutma, nagu ameeriklased ütlevad, kõndida ja nätsunärida samal ajal. Midagi pole parata, nii on. Kas me usaldada saame, kui need reeglid üldiselt, mis maailma koos hoiavad, minetavad tähtsust, ükskõik mis selle põhjuseks siis nimetada, siis loomulikult üks kaasnev nähtus on see, et usaldus väheneb. Ühel hetkel ta kaob sootuks ja siis hakatakse otsima usalduse tekitamise aseaineid. Ja kui vaadata seda, millest riigid räägivad, kus see usaldust otsitakse sealt, et me enam mitte ei tee poliitiliselt siduvaid kokkuleppeid, me tahame tingimata teha juriidiliselt siduvaid kokkuleppeid, me tahame kõik asju ratifitseerida parlamentides. See ongi märk sellest, et riikide poliitiline lubadus teiste riikide silmis enam ei maksa seda, mis võib-olla ta maksis varem. Seda ei maksa ka võtta kui asja, mis on hea või halb. Ta on korraga hea ja halb, sellepärast, et ka meie vastastele vaatab see maailm vastu samasugusena. Ja nõnda nagu meie otsime usalduse suurendamise võimalusi, otsivad tegelikult ka meie vastased usalduse suurendamise võimalusi ja neil on seda ehitada oma autoritaarsest riigikorrast tulenevalt veel raskem, kui on meil. Aga korraks selle eelmise küsimuse juurde tagasi tulles ja tahtmata refereerida ega isegi parafraseerida Kanada peaministri kõnet, ma siiski ütleks, et loomulikult on tõsi see, et ees seisab tulevik ja selja taga minevik ja see minevik, mis on selja taga, ei tule kunagi meile vastu tulevikust. Ma olen ise sellest rääkinud Ukraina näitel, ma olen öelnud inimestele, kes kogu aeg muretsevad selle pärast, et millal ometi see koormus, Ukraina sõjaga kaasnev väsimus üle läheb, et ka parima stsenaariumi kohaselt, ütleme täna lõpeb sõda õiglase ja püsiva rahuga, ei lähe ajalugu tagasi sinna 23. veebruarisse 2022, otse kui poleks midagi vahepeal toimunud. Ajalugu läheb ikka edasi. Ja ta läheb edasi tõukuvalt sellest situatsioonist, mille me saavutame. Reeglid, kokkulepped, tegelik poliitika ei sõltu mitte lihtsalt asjadest, mida me ütleme või paneme paberitele lepingutena, ta sõltub sellest, mis tulemusi rahvusvahelisel areenil saavutatakse. Loomulikult see jutt Ukraina küsimuses, tal on mingid teatud globaalsed mõjud, aga ta on eelkõige Euroopa julgeolekut puudutav probleem või küsimus. Aga globaalse julgeoleku osas võib öelda täpselt samamoodi. Me ei lähe kunagi tagasi. Mitte kunagi. Aga sellest ei maksa heituda. See ei ole mingi avastus, mida me teeme siin 26. aastal. See kehtis ka 25. aastal, see kehtis ka 95. aastal. Lihtsalt vahepeal osadele tundus, et ajalugu lõppes ära. Ei lõppenud. Nüüd küsimus on, millist tulevikku me siis tahame. Millist tulevikku me tahame ja millist tulevikku me suudame endale voolida. Eestina ja kuidas teha nõnda, et väike riigina me üleüldse
nendes protsessides suudaks mingitki efekti anda, mis ulatub neist juba varem viidatud 45 000 ruutkilomeetrist kaugemale. Sellele võiks keskenduda, mitte muretseda sellepärast, et vana maailm on kadunud. Muidugi ta on kadunud. Eilne päev ei tule kunagi. Loodame, et mõned meile olulised põhimõtted, mis eile kehtisid, õnnestub kehtima jätta ka homme. Aga seda päris eilset homsesse kanda ei ole kuidagi võimalik. No, mis puudutab seda, et mis jääb ja mis ei jää kehtima, selline provokatiivne hüpotees Eerikule, et Taani peaminister Mette Frederiksen ütles, et kui Trump Gröönimaa endale võtab, see tähendab NATO lõppu, et kas Ukraina võiks nendel läbirääkimistel rahuliku südamega siis loobuda oma NATO püüdlustest, sest et pole enam olemas seda kohta, kuhu püüelda, et niikuinii see parim enne on möödas? Kahtlemata see üks selline mõte ja loogika on, et või no mis neile kindlasti nii või teisiti peast läbi võib käia, et kui nad tahavad kõik panna kaardile, et neil oleks NATO liikmelisus, siis mida nad enam ei tee tegelikult on ju, aga siis kui nad tahaks seda ainult sellele kaardile panna, ise kuklas teades, et see võib-olla märgib ainult tähendab sellist nagu kommunikatiivset sõnumit meie enda rahva jaoks, enne kõike, kuid mitte võib-olla nagu sisulist ja tegelikku mingisugust julgeolekugarantiid, siis on see ikkagi väga traagiline olukord ja see, aga kahjuks nagu häda on jah selles, et see probleem on tegelikult mis tahes nende julgeolekugarantiidega, et julgeolekugarantiidel on mõtet ikkagi siis, kui selgelt keegi on valmis neid jõustama ja neid täitma, siis nad tähendavad midagi ja antud olukorras meil on tegelikult praegu ikkagi nagu päris tõsiseid küsimusi ja Ukrainal peakski olema neid küsimusi väga tõsiselt, kas keegi päriselt peale Ukraina enda on tegelikult valmis ikkagi nagu minema päriselt Ukrainat kaitsma. Ja ma arvan, et kurb tõdemus on see, et viimase aasta põhjal võib öelda, et vastus on pigem ei, et nad sõltuvad väga suuresti iseendast, maksimaalselt muidugi nendest riikidest, kes nende ümber koonduvad ja aitavad, teatud tüüpi toetusega nad võib-olla võivad arvestada, aga julgeolekugarantiide jõustamine tähendab ikkagi reaalset rauda, reaalset sõjapidamisvalmidust, piisavas, usutavas nagu füüsilises kohalolekus, mitte siis nii, et meil on moe pärast siin 14 või 20 või 17 atašeed, vaid selle kaudu, et me oleme päriselt valmis seda toetama. Ja selles osas on Ukraina seis kahtlemata praegu päris kurb, sest et see usutav selline heidutus puhtalt nagu töötaks, kui Ameerika ütleks, et meie oleme valmis on ju kaitsma ja kui kogu maailm teaks, et Ameerika sõna maksab, siis sellisel juhul ei peakski seal olema neid füüsilisi skeeme, süsteeme ja asju rohkem suurt midagi, aga häda on jah selles, et kokkulepped Ameerikaga ja Ameerika hoiak esiteks on ju selgelt tajutav ja nähtav kõigest nendest kümnetest retoorilistest ja kõikidest muudest rünnakutest ja teine asi on see, et tegelikult ka lihtsalt mitmed teised kogemused, teiste riikide kogemused näitavad, et Ameerika sõnaga on väga keeruline, et kas või see sama, ma ei tea, Kanada või Mehhiko näide, kes veel mõne aasta eest tegid Trumpi administratsiooni ajal uued kaubanduslepped, kuna Trump varasematega polnud rahul, siis ta kuulutas need maailma parimateks. Täna ta saatis need täielikult nagu kuu peale, öeldes, kes see idioot ja loll niisugused lepped küll teinud on, need on ülikahjulikud. Või teine näide Euroopa Liiduga lepiti kokku, ma ütleks, et Ameerika jaoks oodatud tingimustel Euroopa poolt väga nagu leebelt või vastutulelikult kokku lepitud kaubanduslepe, mida ei ole jõutud isegi veel ratifitseerida, kui tegelikult just nüüd Gröönimaa kontekstis pandi peale uued ähvardust, mis saatsid selle leppe kuu peale. Et see kõik on see foon, mis tähendab, et minu meelest nagu fetišeerida siukseid nagu deklaratiivseid julgeolekugarantiisid või asju selles protsessis on üha õõnsam. Et vaja on ikkagi nagu hästi praktiliselt sisustada kohe, et mis see siis tähendab, kes kuhu liigub, kus, mis asi on, mida tehakse, millised täpselt on need sanktsioonid, mis rakenduvad juhul, kui vaherahu rikutakse ja nii edasi. Ja seal see on ikka päris, me oleme sellest nagu kaugel. See USA Euroopa Liidu kaubanduslepe on üks nii-öelda relvadest Euroopa tööriistakastis, mis puudutab Ameerika mõjutamist. Kas seda kasutatakse, mida saab veel teha ja ma viitan siin konkreetselt sellele, et homme toimub Brüsselis Euroopa riigijuhtide kohtumine?
Sõnadel on kindlasti mõju ja tal on eriti suur mõju demokraatlike riikide suunal, kus sõnu kuulevad mitte ainult kõrged riigijuhid, vaid ka laiemad rahvahulgad ja võtavad selle sõna suhtes oma hoiaku ja nõuavad oma liidritelt sellele hoiakule vastavat käitumist. Nii et loomulikult igal tegevusel, igal sõnal on tagajärg ja siis kui rikkuda üldine suhete atmosfäär, siis tuleb arvestada sellega, et ka teised hakkavad pinget peale keerama. Loomulikult prooviks meie ja tegelikult mitte ainult meie, suur osa Euroopast, saada sellele spiraalile pidurid peale. Me teame, kuhu sellised spiraalid lähevad. Ma räägin Atlandi-üleste suhete võimalikust allakäiguspiraalist. See ei ole meie huvides. See ei ole meie arvates ka Ameerika huvides. Kuulates seda, mida Ameerika on öelnud erinevatel aegadel, tundub, et nad ka ise ütlevad, et tegelikult suhete rikkumine ei ole nende huvides. Nii et nüüd tuleb vist vaadata, et sellel kaasaegsel väga tormilisel sotsiaalmeedia ajastul ei juhtuks asjad, mis viivad meid negatiivsesse spiraali, millel polnud tegelikult sihilikkust taga. Kui on sihilikkust taga, siis pole midagi teha, siis tuleb loomulikult tegeleda olukorraga nõnda, nagu ta on. Euroopa Parlament on võtnud oma hoiaku kaubandusleppe ratifitseerimise suhtes, vähemalt esmase, poliitilist valmidust täna selle ratifitseerimisega edasi minna ei ole, nagu eile oli võimalik uudistest lugeda. No see on ju täiesti normaalne ja loomulik poliitiline reaktsioon sellele, mis uudistes toimub. Kas ta on täna viinud meid punkti, kust ei ole võimalik tagasi tulla, minu arvates ei ole. Me täna veel ei ole olukorras, kus me peaksime ütlema, nüüd on situatsioon trumm läinud mingu pulgad ka. On olukord absoluutselt päästetav. On varem päästetud ära. Me teame, et ka sellel praegusel tormilisel ajastul on retoorikas toimunud 180-kraadiseid pöördeid. Eriksen viitas mingitele pööretele, eks ole, negatiivsuse suunas, on ka neid pöördeid toimunud positiivsuse suunas. Nii et vaatame, tegeleme. Mis julgeoleku garantiidesse puutub, siis muidugi on absoluutselt tõde see, et ükski garantii ei ole garantii, kui ta on paljasõnaline. Ja julgeoleku garantiid üldiselt ei ole altruismist kantud tööriistad. Et üks riik on lihtsalt nii hea, et ta garanteerib teise riigi julgeolekut millegi pärast. Sest et teine riik on niivõrd armas talle. No ei ole niisugust asja enamikel juhtudel. Tõenäoliselt mingisugused näited on maailma ajalust võimalik leida, aga üldiselt mitte prevaleerivana. Julgeolekugarantiid on enamasti väga pragmaatilised, kui riigid leiavad, et neil on otstarbekas oma julgeoleku huvides. Siduda see oma julgeolek kellegi teise julgeolekuga. Ja enamasti taodeldakse siis ka vastastikust. Ja loomulikult seda garantiid tuleb sisustada praktilise tegevusega. Vastasjuhul ta pole veenev. Ei usu teda ei see, kellele garantii antakse, aga sellest kaugelt olulisemana see, kelle vastu seda garantiid antakse. Kelle silmis peab ta ju veenev eelkõige olema. Et kui me nüüd vaatame NATO-t, siis NATO ei ole ainult see, mida riigijuhid ütlevad. Ega isegi see, mida lepinguna on ratifitseeritud, artikkel 5 ja nii edasi. NATO on ka kogu see masinavärk, mille ausalt öeldes ainukene eesmärk on anda veenvus sellele lausele, üks kõik ühest. Ja see masinavärgi all ma ei pea silmas ainult kõiki neid ametnikke ja sõjaväelased, kes töötavad NATO staapides, kõiki neid plaane, mida koostatakse, vaid ka näiteks selle sõjalist kohalolu Eesti territooriumil, Läti territooriumil, Leedu territooriumil ja nii edasi, see on müriaad tegevusi. Nii, ja mis ei ole kõik lihtsalt juhtunud, see on ehitatud inimeste poolt teadlikult selleks, et üks julgeolekukonstruktsioon oleks veenev. Viimased aastad me oleme rääkinud seda, et Euroopa peab kogu selles NATO raamistikus haarama endale suurema rolli. Ameerikas on seda selgelt öelnud, nad ei kavatse meie eest meie asju enam ära teha. Euroopa roll suureneb, lootus on, et sellega on võimalik kindlustada NATO-le ja sellele garantiile, mida NATO pakub, ka niisugune elulisus. Siis, kui meil on erimeelsused võtmetähtsusega liitlasega Ameerika Ühendriikidega. Ma ei taha kuidagi kõlada selliselt, et Ameerika Ühendriigid oleksid muutunud vähem oluliseks Euroopa julgeolekus. Ei ole, nad on meeletult võimas riik, nii poliitiliselt, sõjaliselt, ka tegelikult majanduslikult, eks. Ja me loodame töötada selles suunas, et Ameerika Ühendriikide roll Euroopa julgeolekus säiliks, aga samal ajal on selge, et selle saavutamiseks peab Euroopa suutma omal kahel jalal seista ja kui Euroopa suudab omal kahel jalal seista, on meil ka olemas täiendav, kui soovite siis kindlustus selles suhtes, kui peaks juhtuma Atlandi-ülestes suhetes kõige hullem. Nii et minu arvates me oleme tegelikult sinna poole teel. Küsimus on kas piisava kiirusega, alati tasub olla rahulolematu, pingutada tänu sellele rohkem, aga nii kaua, kuni keegi pole meid täna testinud, tuleb tunnistada, et see garantii on töötanud. Ukraina on omaette küsimus. Ukraina on täna sõjas olev riik,
Ukraina ei liitunud Euroopa Liidu NATO-ga, NATO eesmärk on neil muuseas põhiseaduses, sellest ei ole ka niisama kerge loobuda, meie ei ole ka kunagi soovitanud neil loobuda, sest parim julgeolekugarantii meie arvates endiselt Euroopas on NATO liikmesus. Aga me saame aru, et realistlik ei ole NATO-t laiendada tänases poliitilises olukorras ka siis, kui ütleme, hüpoteetiline situatsioon tabab meid näiteks homme rahu näol, et homme ongi rahu, ei ole võimalik ülehomme NATO-t laiendada, järelikult mingisugune konstruktsioon, mingisugune lahendus, mis teeb kõike seda, mida Eerik ütles, sõnade kõrval, ka sisu on tarvilik rakendada siis. Vastasel juhul me jätame selle halli laigu Euroopa kaardile ja hall laik Euroopa kaardil ei ole probleem mitte ainult halli laiku kuuluvale riigile. Ja siingi pole tegemist mitte Eesti altruismiga, et me oleme nii heatahtlikud Ukrainas, see on meie oma huvi. Hallist alast tõukub ebastabiilsus, kriis ja sõda, alati seda teinud siin Euroopa kontinendil ja ausalt öeldes, otse öeldes, parim garantii eduka Vene imperialismi taastulemisele, mis domineeriks Kesk- ja Euroopa üle, on iseseisev sõltumatu Euroopasse lõimitud demokraatlik Ukraina. Nii et me tegeleme siin omakasu taotlemisega. Aga julgeolekugarantii sisustamine on miski, millega täna peavad tegelema eelkõige eurooplased, lootes saada Ameerika loomulikult osaluse, sest nagu ma ütlesin, see sõnum on nüüd küll selgelt kohale jõudnud, et meie eest ameeriklased seda ära tegema ei tule. Kas me saame rääkida korraks ka sellest, mis võib vahetult järgneda? Trump räägib Gröönimaa ülevõtmisest endiselt kindlas kõneviisis, levib jutte kõigist variantides alates ostmisest kuni annekteerimiseni. Juttu on ka Gröönimaa 99 aastaks nii-öelda üürile võtmisest, mis kõlab veidi nagu see Krimmi mereväerajatiste üürimine Venemaa poolt enne 2014. aastat. Kas ükski nendest võimalustest on reaalne, mis võiks juhtuda nüüd lähikuudel? Jumal, see on ikka üli keeruline selles mõttes ennustada, et saame öelda, ma arvan seda, et me loodame, et kuhugi sinna see asi ei lähe. Ja me loodame on ju seda, et Euroopa riikide ühine vastus, tooni muutus nii-öelda taustakanalite kaudu Washingtoni ja kogu Ameerikasse jõudev tagasiside Ameerika enda avaliku arvamuse positsioon igasuguste agressiivsete sammude suhtes liitlaste vastu ja nii edasi, mis on ülekaalukalt ju seni olnud vastu igasugusele taolisele sõjalisele tegevusele. Kui võtta arvesse ka seda, et kuivõrd on Ameerika reputatsioonile nagu nähtavalt halvasti Euroopas mõjunud kõik need viimase aja sammud niimoodi, et nagu mõistmist või toetust mõõdetakse seal nagu napilt kahekohaliste numbritega, seal 10-20% vahel erinevates riikides veel, kes peab nagu Ameerikat usaldusväärseks liitlaseks ja nii edasi, et kõik need signaalid võivad ikkagi viia ka selleni, et lepitakse kokku mingi asja peale, mille tegelikult oleks saanud kohe kokku leppida lihtsalt nii öeldes, et nüüd on selline seis, et meil on strateegiliselt vaja paigatada siia oma rakette, meil on vaja siin jälle rohkem kaitsta, selles ei ole üldse kunagi küsimus olnud ja see osa sellest on ka vale, et see ongi see, mis muudab nagu murelikuks või nagu väga ebamääraseks selle olukorra on see, et selle taga ei ole nagu ratsionaalsed põhjendused sellest, mida teevad Hiina või Venemaa, ega ratsionaalsed põhjendused sellest, mis on reaalne oht täna Gröönimaal, ega ratsionaalsed põhjendused sellest, mida saab teha Gröönimaal praegu ja mida ei saa teha, vaid selle taga on mingisugune selline nagu personaalne, imperialistlik, natuke selline nagu unistusuim või visioon ja sellega on meil tunduvalt seda on keerulisem ümber lükata, et nagu keeruline on teha head diili, mis rahuldaks seda impulssi, kui see impulsi sisu on see, et me peame laiendama füüsiliselt oma territooriumi nii, et meil Ameerika lipp oleks maakaardil, see maa olekski Ameerika lipuga kaetud, on ju. Ja see muudab selle ennustamise nagu võimatuks, jah. Et aga ma eeldan üldiselt ise nagu optimistina laias laastus eeldaks, et ikkagi nii kaugele see asi ei lähe. Kas meil on selgunud, kui palju me saadame inimesi või ka tehnikat Gröönimaale? Minu teada veel ei ole, aga ma olen ka Välisministeeriumi töötaja, nii et kõige õigem inimene viimast seisu sellel teemal kommenteerima on minu kolleegid kas Kaitseministeeriumist või Kaitseväest. No Gröönimaa on Taani kuningriigi osa ja otsused, mis Gröönimaad puudutavad, need kuuluvad Taani kuningriigile ja Gröönimaa rahvale. Gröönimaa on demokraatia, rahvas seal otsustab ise oma tuleviku üle ja see on põhimõte, mille kordamine on meile oluline mitte taaskord altruismist ja sõbralikkusest Gröönimaa või Taani suhtes, vaid sellepärast, et vaid sellises maailmas,
kus see põhimõte kehtib ja on ka kaitstud, on turvaline väikeriigil oma vabadust pidada. Niisiis oleme täna olukorras, kus peame neid kõige üldisemaid baaspõhimõtteid kordama ka seda, et NATO julgeolek on NATO ühine asi, Gröönimaa on ka NATO osa, kui on julgeolekus mingisuguseid puudujääke, mingisuguseid edasisi võimalusi olukorda parandada, siis see on täiesti normaalne asi, mida liitlased omavahel arutavad, teevad, adresseerivad. Kunagi ei ole 360 kraadises situatsioonis 100% kõik igal pool hästi, heakene küll, saame sellega tegeleda. Oli aeg, kus siin meie väga häälekalt nõudsime NATO-s suuremat tähelepanu oma regioonile. Oleme selle tähelepanu saavutanud, ühesõnaga selle kõigega saab teha normaalset tööd. Mida tuleb igal juhul vältida, on selle tüli edasine eskaleerumine, avalik liitlaste vaheline ütleme, ma ei taha isegi öelda selle kohta vaidlus, tüli kõige põhimõttelisemate küsimuste üle, ka siis, kui see on vaid näiline, kahjustab ta kuvandit meie ühtsusest, meie tõsiseltvõetavusest ja annab võimaluse kõigile neile, kes tahavad nii Euroopale kui Ameerikale halba. Lüüa siin sellest tõukudes täiendavaid kiile meie vahele. Kui vaadata, mida on teinud Vene propagandistid meedias ja ka sotsiaalmeedias, seal samas X-is, mis Venemaal on keelatud ja kuhu Medvedjev postitab VPN-i kasutades otseseid läänevaenulikke sõnumeid, siis seda irvitamist on raske ignoreerida. Nad loomulikult püüavad praegu siit võtta maksimumi, lükata seda kiilu nii sügavale kui võimalik. Maailmas on tõenäoliselt neid niisugusi ülekantud tähenduses väikese tähega Putineid ja Medvedjeveid veel, kes sellest lääneriikide omavahelisest tülist võidavad ja kasu üritavad lõigata. Nii et mida rutem me saame selle olukorra tagasi normaalsesse sängi, seda parem ja selle nimel tasub pingutada, mitte lihtsalt sellepärast, et need põhimõtted on sedavõrd kriitiliselt tähtsad, vaid ka sellepärast, mis mulje me jätame ülejäänud maailmale. Mida Euroopa poliitikud ja diplomaadid nüüd teha saavad, et Euroopa inimestel ei oleks tunne, et meil on käed selja taha seotud ja kõik on väljunud meie kontrolli alt? No tunnete haldamine on keeruline küsimus, ma ei tea, mida teha tingimata, et tundeid vältida, aga kaine pea säilitada ja rahulikult tegutseda. Et loomulikult me ei taha mingisugust tüli ega eskaleerimist, me ei taha valada ühessegi lõkkesse õli juurde, aga samal ajal on ka selge, et me peame näitama selgroogu ja demonstreerima seda, et me suudame ebaõiglastele rünnakutele vajadusel vastata, rõhutades samal ajal, et meie eesmärk ei ole tüli. Aga ma arvan, et me oleme jõudnud sellise ajajärku, kus tõsiselt võetavuse eeldus ei ole enam pelgalt argumendi jõud, vaid ka see päris jõud. Ja päris jõuga on nagu on erinevates kategooriates, erinevatel tegutsejatel erineval määral, aga kindlasti Euroopa Liit, kui ta suudab säilitada ühtsuse, on maailma mastaabis erakordselt arvestatav tegija ja seda eriti küsimustes, mis puudutavad majandust ja kaubandust. Jah, et on, inglise keeles on jube hea sõna leverage, mis on siis nii-öelda läbirääkimisjõud ja mida Euroopa nagu hädasti peab tegema, on tekitada endale siis nii-öelda see läbirääkimisjõud või see jõuõlg, millega siis oma eesmärke saavutada ükskõik kellega läbi rääkides, muidugi sealhulgas siis ka Ameerika Ühendriikidega antud kontekstis, aga tegelikult ükskõik kellega ja ükskõik millises maailma piirkonnas ja selle need samad asjad, mida me tegelikult teame, on selle taga. Esimene on ikkagi see, et otsustusvõime, et päriselt on vaja Euroopas ikkagi liikuda veel rohkem selle poole, et me oleksime nii julgeoleku küsimustes, majandusküsimustes, kaubandusküsimustes ja valmis nagu panema päriselt mingisuguseid nagu vastusamme või liigutusi ka lauale. Päriselt ütlemagi, et kui ei juhtu nüüd selles valdkonnas B, asi C, siis meil oma poolt kaob ära teie selja tagant valdkond A või midagi niisugust juhtub, on ju. Ja see tähendab seda, et nagu tee selleni on selline nagu otsustusvõime ja seda kõik peavad sellest nagu päriselt aru saama. Ma ei tea, ma toon mingisuguse näite, mis täna uudisvoos ka läbi käis, aga näiteks kui ameeriklased eskaleerivad seda
seda Gröönimaa situatsiooni edasi ja jätkavad samasugust survestamist ja jätkavad seda sama retoorikat, et see tuleb üle võtta ja see kõige varem hiljem kohe, et see on lühiajaline lähima aja küsimus, millal see saab Ameerika osaks ja nii edasi. Siis on küsimus, et näiteks kas Euroopa Liidust, mis antud juhul on meie naaberriik Soome, peaks liikuma kaasaegset uued jäälõhkujad Ameerikasse või mitte. Et see situatsioon hakkab natuke meenutama juba seda, kui kunagi kogu Euroopa võitles vastu, et prantslased ei müüks oma Mistrali neid lennukikandjad olid, kui ma õigesti mäletan, venelastele lõpuks ei müünudki, on ju, otsesõnu või kohe. Ja muudeti see tohutu suur isegi Prantsuse majanduse jaoks väga oluline investeering jäeti siis tegemata ja see on küsimus ka, et paljud Euroopa riigid peaksid olema valmis tegema mingisuguseid asju, millel on hind, millel on reaalne hind toimetulekule, majandusele, elule ja kuidagi see eesmärk ongi see, et Euroopas peab tekkima selline raamistik, kuidas niisuguseid otsuseid üheskoos tehakse. Nii palju siis välispoliitikast, kohe lõpetame saate, viimane küsimus on mul Jonatan Vseviovile hoopis teisest rubriigist ja see on valikvastustega, et kas te kandideerite presidendiks? A. Ajad on väga turbulentsed, mul on käed ja jalad praegust tööd täis ja keskendun ainult sellele. B. Presidendiks saab kandideerida inimene, kellele Riigikogu liikmed teevad ettepaneku kandideerida, mingit sellist ettepanekut ei ole. Ja C. Hüpoteetiline olukord, kus ettepanek tehakse, on hetkel hüpoteetiline, mis tõttu pole põhjust selle küsimusega praegu tegeleda, sest mul on käed ja jalad praegust tööd täis. Ja siis on veel D. Eestile on kombeks üks president korraga. Nii. Selge, suur tänu Jonatan Vseviov ja Erik Moora, mina olin Delfi poliitikatoimetaja Herman Kelomees, kuulmiseni järgmisel korral.